Minu nimi on Külli Kurje ja minu kogemus on siis niisugune, et ma olengi oma erialalt eesti keele kui teise keele õpetaja ja edaspidi see eesti keel teise keelena on siis niisugune E2 tähise, eesti keel teise keelena. Ja tööle läksin siis venekeelsesse kooli. Et tollel ajal, kui ma lõpetasin, siis oligi niimoodi, et nii-öelda venekeelse kooli jaoks õpetati eesti keele kui teise keele õpetajaid. Töötasin seal päris pikalt ja siis juba sinna kooli hakkasid tulema uussisserändajad, kas saatkondade lapsed või Ukrainast. Ja seal hakkasin juba nendega tegelema, et mul olid siis niisugused väiksed grupid, kus ma õpetasin seda eesti keelt järgi, et nad siis suure klassiga eesti keele tunnis saaksid õppida. Ma töötan praegu 2 koolis, Tallinna Laagna gümnaasiumis ja Kadrioru Saksa gümnaasiumis ja läksin siis sinna eesti keele kui teise keele õpetajaks. Nii et seal on mul siis uussisserändajate rühmad ja peale selle on siis venekeelsed, vene kodukeelega õpilased, kes on tulnud siis eestikeelsesse kooli ja kes vajavad keeletuge. Nii et ma teen täiesti seda enda eriala tööd, aga eestikeelses koolis. Et see ongi see, mida ma tahan. Ja venekeelse kooli kogemus on mul, et ma seal olin ka siis LAK-õpetajat, ma andsin mõndasi ainetunde eesti keeles ja andsin kirjandus, siis ettevõtlusõpe oli meil mingi aasta, siis globaliseeruvat maailma gümnaasiumis, aga mis tähendas seda, et ma pidin ainet õpetama nii, et vähesema keeleoskusega õppijad, kes siis need venekeelsed olid, et nad ikkagi said selle aine ilusti kätte. Meie teema siis, mida me räägime täna, on ühest küljest siis niisugune töö planeerimine, et kuidas ma üldse hakkan plaane tegema, eriti kui ei ole sellega tegelenud. Et ma arvan, et siis on väga oluline ette mõelda, et see aitab ennast rahustada ja lõpuks see tulemus on, ma arvan, palju parem. Ja väga oluline seada eesmärgid, et ei juhtuks seda, et vaatan, kuidas läheb, et siis võib minna, et väga ei lähe. Siis me räägime seadustest ja dokumentidest, et mida siis seadus ütleb, mis asi peab olema ja mis asi võib olla, et seda võib olla alati rohkem, aga et mis ka peab olema. Toome näiteid siis ka niisugustest töös olevatest individuaalõppekavadest, et need on, mis ma näitan, need on niisugused, mis on päriselt mõne teise õpetaja tehtud või minu tehtud koos mõne teise õpetajaga, et igal juhul need on päriselt mõnele lapsele koostatud, et mitte selle kursuse jaoks eraldi, vaid rakenduses olevad. Ja siis ma annan mõned siis niisugused eesti keele kui teise keele õpetaja soovitused, et kuidas aineõpetaja saab siis teha selle olematu või vähese keeleoskusega õppija jaoks oma aine niisuguseks õpitavaks, et ta ikkagi midagi õpiks, mis siis, et ta keelt ei oska. Ja ma arvan, et kui on need eesmärgid mõned seatud, et siis ongi juba palju lihtsam, sest siis sul on see suund olemas, et see võib-olla kõige frustreerivam hetk võiks see olla, kui sulle tundub, et mida ma temaga pihta hakkan. Aga kui on juba mõni eesmärk kirja pandud või välja mõeldud, et siis see võibki juba olla niisugune sihikindel ja rahulikum tegutsemine. Et vaatame ka, et kuidas need võiks välja näha, need niisugused eesmärgid. Seadus ütleb, et vajadusel tuleb koostada talle individuaalne õppekava. Et on ka võimalik mitte koostada. Et seda võib olla nii, et näiteks on tagasipöördujate pere, kus on eesti keel on piisavalt hea neile, et nad saavad hakkama ja nad on ka niisuguse eesti programmiga sarnaselt õppinud, et siis võib-olla ei olegi seda individuaalset õppekava vaja. Ja siis seadus ütleb eesti keele õppe kohta, et esimesel 6 aastal võib siis rändelaps õppida eesti keelt, mitte siis selle eesti keel emakeelena õppekeele järgi, vaid eesti keel teise keelena õppe järgi. Ja see eesti keel teise keelena õppekava on siis sama õppekava, mida kasutab näiteks venekeelne kool eesti keele õpetamisel. Nii et seaduse järgi, näiteks kui laps tuleb 5. klassi, siis ta õpibki võib-olla selle eesti keel teise E2 õppekava järgi ja saab samamoodi teha selle
lõpueksami 9. klassi lõpus hoopis siis selle E2 eksami, mitte siis see eesti keele emakeelena eksam. Tähtis on ka see, et kui tal on olnud nüüd individuaalne õppekava sellel õpilasel, et siis ta võib teha ka hoopis kooli eksami, mis on siis mis on kooli koostatud selle järgi, et kuidas ta õppis, aga see eeldab seda, et tal on olnud individuaalne õppekava. Et siin tuleb nagu üks põhjus, miks juba on igaks juhukski kasulik see korralikult ära teha, et ei tea, kuidas edaspidi tema õpingud lähevad. Et siis on lapsele avatud see variant. Nii. Ja siin on siis teine seaduse punkt, mis ütleb, et kellele on vaja koostada individuaalset õppekava, mis puhul siis on see märgib ära, et kui on näiteks tundide maht nädalas, kas oluliselt suurem või oluliselt väiksem või kui on õpitulemusi kas vähendatud või asendatud. Ja see nüüd õpilase puhul, kes eesti keelt ei oska, siis see tõenäoliselt juhtub, et tal need õpitulemuse esialgu siiski vähendatakse märgatavalt. Nii, et kuidas seda õppekava vormistada? Et üks variant on niisugune, et on suur see üldine õppekava, ma näitan kohe selle näidete, mis on Harno leheküljel ja siis aineõpetajad nagu kleebivad või panevad sinna juurde siis enda aine õppekava. Või siis teine variant on see, et on töökava, on lihtsalt täiendatud, et töökavale tehakse täiendused juurde. Nii, aga ma näitan korraks, kuidas näeb välja siis see, mis on Harno kodulehel. Nii, et seal on siis muukeelse lapse seal alajaotuses on siis ära toodud ka niisugune nagu esimese aasta, teise aasta näidis individuaalne õppekava, kus on märgitud ära, et mis riigist laps tuleb, mis klassist ta on ja siis see nüüd see punkt 3, mis siin on, see punkt 3 siis näitab seda, mida peab näiteks aineõpetaja arvestama. Ja siin on siis ära toodud, et ta õpib näiteks E2 ainekava alusel eraldi rühmas. Ja nüüd on siin see märge U1, et see U tähistab siis uussisserändajad, 1 tähistab siis taset või esimene aasta, U1 rühmas. Siis on teises punktis on ära öeldud, et tal on siis need tekstid on lihtsustatud ja individualiseeritud, mis võib olla väga tähtis. Näiteks ka selles osas, et õpioskused võivad olla mingil põhjusel kas väga erinevad või võivad olla puudulikud, sest näiteks kui laps on pidanud palju kolima ja õppinud erinevates keeltes liiga palju, et see võib olla väga tähtis punkt, see, et tema järgi seda õppekava just õpioskuste seisukohast nagu kohandada. Siis on siin välja toodud seda, et täpsemalt lahti kirjutada ülesandeid ja ümber struktureerida. Ja on ära toodud, et pikem. Ja. Kas ma saan õigesti aru, et iseenesest see, et õpioskuste õpetamine võib olla ka nagu individuaalse õppekava üks eesmärk nagu või? Ja, et see võib olla isegi niisugune põhieesmärk, sest mul on olnud ka kogemusi, kus üks õppija kuidagi ei saanud, õpetajad ei saanud teda nagu vedama, ta ei haakunud klassiga, kuigi juba oleks võinud arvata, et selle aja peale hakkab sealt midagi tulema ja siis koostöös nende tugistruktuuriga ja lõpuks me jõudsime selleni, et tema probleem ei ole üldse see keeleoskus, vaid õpioskused. Aga seda ei saanud jälle varem väga teada, sest meil puudus ühine keel, et see tuleb ikkagi aja peale välja, et see võtab aega, sest esiteks kõigepealt ei saa me aru, et kas laps on, kas tema olek on tingitud sellest
kolimise šokist, võõrast niisugusest keskkonnavahetusest, kinnisest iseloomust, keele oskamatusest või ta lihtsalt ei ole harjunud olema koolis või meie moodi koolis, et sinna. Kas see tähendab, et seda individuaalset õppekava saab ka muuta mingil ajal ja mis selle aluseks on, kui ma soovin seda muuta poole pealt? No individuaalne õppekava on tegelikult see nimi, et on individuaalne, see võikski tähistada seda, et me teeme selle nii, nagu on vaja. Et siin on ette antud näidis, aga ka selle juures on öeldud, et see on lihtsalt näidis, see ei ole standard. Aga kas sa saad seda poole pealt muuta, on see mu küsimus, et kui sa avastasid? Absoluutselt ja. Et siin on see üldine näiteks, mis seal on tehtud esimeseks õppeaastaks, näiteks mina aineõpetajal soovitan selle teha üldse palju lühemaks perioodiks. Ta tegelikult ju ei tea, mis tulema hakkab. Et ma arvan, et see näiteks, kui koolis on 7-nädalased perioodid, siis see 7 nädalat on väga mõistlik aeg, mis ette planeerida. Et selle ajaga jõuab ka aru saada, mida juba järgmisest perioodist oodata. Ja seda saab muuta, et selles mõttes ja väga õige nagu tähelepanek, et see nii peakski olema. See peab koolis olemas olema selleks, et kui on vaja, siis seda küsitakse. Et kui kooli tullakse vaatama või kui on mingisugusel põhjusel on vaja hakata, näiteks on vaja Rajaleidja poole pöörduda, et siis seda läheb vaja. Õpetajad esitavadki töökava, et see ongi, igal õpetajal peab olema töökava, et sul võib olla töökavas ka lihtsalt eraldi märge selle lapse kohta. Või sa esitad individuaalse õppekava koos selle suurega. Et tegelikult kooli jaoks piisab niisugusest üldisest. Et kui näiteks kooli tuleb kontroll, kui me mõtleme kontrolle, siis see on piisav. Aga see ei ole piisav aineõpetaja jaoks. Et kooli, kui tullakse vaatama, siis see, mis on tehtud selle Harno lehekülje järgi, et sellest aitabki. Ja, et siin on välja toodud ka see, et ta võib tunnis kasutada siis sõnastikke, käsiraamatuid või pigem Google Translate'i praktikas. Ja siis on punkt, et tema teadmisi ja oskusi ei hinnata numbriliselt. Õpilasele antakse suulist tagasisidet. Muidugi, kui meil ei ole ühist keelt, siis see suuline tagasiside võib olla nii ja naa. Võib-olla see on niisugune pöidlega tagasiside rohkem. Naeratusega tagasiside. Ja muidugi see ei hinnata numbriliselt, et siin võib ka olla isegi, siin on ta niimoodi märgitud, aga võib-olla näiteks tekib mingi teisel või 3. perioodil niisugune mõte, et mõnes aines võiks hinnata numbriliselt ja just selle mõttega, et see motiveerib last rohkem. Et mulle meenub praegu üks 4. klassi, 5. klassi laps, kes tuli tundi ja oli endast väga väljas, sellepärast, et ta oli teinud ajaloos referaadi. Ta oli teinud selle siis mitte eesti keeles, mitte enda kodukeeles, vaid 3. keeles, võõrkeeles. Ja ta sai sellest ehk arvestatud. Ja ta oli peaaegu pisarateni solvunud. Oli seda terve nädalavahetust teinud ja teised said 5 ja tema sai A. Ja tegelikult kõik tahtsid ju paremat. Last ei taheta kiusata ja šokeerida hinnetega, aga mõni võib tahta hinnet. Ja, nii et hindamine on lapse järgi, näo järgi, et kas ta tahab, kas sobib hindamine või on tal vaja rohkem aega, et lihtsalt ennast rahulikult tunda. Et see ongi, seda see individuaalne tähendabki. Ja siin on siis märgitud, et õpitulemused saavutab siis alles 3. kooliastme lõpuks. Nii et need õpitulemused ei ole määratletud, et ta samal aastal üldse jõuab teistele nii-öelda järgi, vaid et selle 9. klassi lõpuks on tal siis teistega sarnased tulemused. Ja on ära toodud siis ka, et tal on individuaalne tunniplaan. Et E2 õppe 8 tundi, et see on siis individuaalse tunniplaani alusel.
see muidugi on üsna keeruline, et mis tunnist laps tuleb ära sinna E2 tundi ja see on niisugune mõtlemistee, noh, see on alati raske teema, eriti kui on keeruline teha, kui on mitmest erinevast klassist lapsed koos. Et siis alati ei saa niimoodi sättida, et ta näiteks suure klassi eesti keelest tuleb ära. Nii, aga miks meil ei piisa siis sellest, et meil on see E2 õpe, et ta nüüd esimesel aastal õpib väga palju, võib-olla isegi rohkem kui 8 tundi, et mõnes koolis seal on võimalik 10 tundi ja 10 tundi eesti keelt ja siis ühel ilusal päeval tuleb ta näiteks ajalootundi või loodusõpetuse tundi ja hakkab tunnis osalema. Et niisugune asi ja kahjuks välja ei tule, et õpib eesti keele selgeks ja siis saabub tundi. Ja ma proovin siin natukene näidata, et milles see küsimus on. Et siia ma olen siis taskutarga järgi võtnud niisugused märksõnad loodusõpetusest, mis teemasi või mis märksõnad esile tulevad. Ja ütleme nii, esimeses klassis on siin niisugused teemad siis nagu koduloomad ja eesti keele tunnis meil see sõna tuleb üsna ruttu ette. Tunnused, no mitte nüüd nii kiiresti, aga põhimõtteliselt selleni me jõuame ka. Ohutus tuleb, elus, eluta tuleb ka lihtsalt, et kui ta oskab seda eitust teha juba. Aga juba 3. klassis on näiteks seal sõnad selgroogsed, kooslus, vooluringe. Et niisugused sõnad, no ma ei tea, kas nad seal kusagil B2 tulevad juhuslikult mingis tekstis ette või mitte. Aga need ei ole enam eesti keele kui teise keele niisuguse õpetuse sõnad. Need on erialased sõnad, et need on terminid ja see on nüüd see, mille kohta nüüd räägitakse, et loodusõpetuse keel. Ja seda keelt E2 õpetaja enam ei õpeta. Et selle keele peab iga õpetaja selle oma ainekeele ise selgeks õpetama. Et ei juhtu niisugust asja, et laps käib E2 tunnis ja siis ta tuleb ja siis ta teab neid sõnu. Et siit ongi, et nii ruttu kui võimalik. See tähendab, et praktiliselt kohe peab see õpetaja, aineõpetaja hakkama last enda tundi haarama. Ja sellest me räägime, kuidas see võimalik on, kui laps tõesti tegelikult keelt ei räägi. Ja siin on üks väga niisugune etteruttavalt kohe, et kui need märksõnad näiteks juba õpetaja mõtleb välja, et mis võiks olla need märksõnad, mida siis õpilane ära õpib, et siis tal juba ongi selleks individuaalseks õppekavaks mingisugune väike põhiplaan olemas. Et seda ongi juba mitte vähe. Nii, et kokkuvõtvalt eelmisest slaidist, see, kui õpilane ei oska keelt, ei ole vabandust sellele, et ta ei õpi. Nii õpilase seisukohast kui õpetaja seisukohast. Alati on midagi, mida saab teha. Et minu arvates kõige kurvem asi, mida ma olen kohanud, on see, kui ma lähen külalisena tundi, no näiteks mind on kutsutud kas tundi vaatama või ma asendan ja siis seal on keegi, kelle poole ma eesti keeles pöördun ja siis mulle teised ütlevad, et ta ei oska eesti keelt. Ja see õpilane on ise harjunud juba olema kõrvale jäetud. Ta on õppinud seda, et ta ei õpi. Ja ta ise hakkab ütlema mingi hetk oma niisuguseks vabanduseks, et ta on selle fraasi selgeks õppinud, et ma ei oska eesti keelt. Et see ei tohiks olla nagu aktsepteeritav. Alati saab midagi õppida, et alati saab midagi teha. Muidu ta jääbki mitte oskama, ta jääbki kõrvalseisjaks. Jah. Nii, aga läheme siis siit
niisuguste põhimõtete juurde, et mida võiks mõelda, et kui me hakkame tundi planeerima. Et kordan veel kord, et miks see niisugune pikem planeerimine on nagu vajalik. Selleks, et me teaksime, mida me hakkame tunnis temaga tegema. Et see on see põhi niisugune. Et meil on näiteks välja mõeldud, missugused on need põhimõisted, mida õpilane peab omandama ja siis meil on juba palju kergem edasi minna. Et on suur vahe, kas me alustame oma tundi või vähemalt minu jaoks, et kas ma planeerin oma tundi sellega, et ma enne tundi mõtlen, tähendab, et mis ma taga pihta hakkan või seda, et kuidas ma õpetan seda talle, mida ma tahan õpetada. Et see annab juba hoopis teise vaatenurga, et ma ei anna mingit suvalisi töölehti, et tee midagi, et mul on ikkagi eesmärgistatud tegevus. No nii, ja ikka nüüd need põhimõtted. Et keeleõppel võib olla vähem palju kasulikum kui rohkem. Et see, kui me anname talle palju materjali, palju sõnu, see ei tähenda, et ta neid oskab. Et pigem on tähtis kordus, kui see, et ta õpib midagi uut. Et keele õppimisel võib olla kordamine palju olulisem kui uue õppimine. Et kui ma oskaks kõiki neid võõrkeelseid sõnu, mida me oleme kunagi kohanud, no jaa, oleks väga hea. Et jah, Nastja tahtis. Jaa, vaata, siin on lause, et nulltaseme õpi jaoks võib olla paras kogus uusi sõnu mõisteid circa 2-3 tunni õppe jooksul palju, aga siin on vist see number puudu, et kui palju neid jaa, 2-3 õppetunni jooksul. 2-3 mõistet õppetunni jooksul. Aga ütle mulle, kes on nulltaseme õppija? Et nulltaseme õppija on siis nagu see, kes üldse ei oska. Nulltaseme õppija on see, kes üldse ei oska. Või võib-olla ta ütleb tere, aga ta on ikkagi mõnda aega nulltaseme õppija. Nii et näiteks, et kui on õpilane, kes juba on sul tunnis, võib-olla mitte esimest korda, võib-olla esimene kord ta tõesti vaatab niisama, võib-olla juba teine kord, aga mõni laps tunneb ennast hästi just siis, kui ta kohe algusest peale, et ta teab, mida ta peab tegema ja ta tunneb ennast nii palju paremini kui siis, kui no ma ei tea, vaata ja naeratame, et seda näeb lapse pealt. Et kui ta tuleb näiteks klassi ja sul on välja mõeldud, et sinu tunni jaoks on võib-olla kõige olulisemad sõnad seekord, näiteks vulkaan ja kraater, siis võib-olla see ongi ainult kõik see, mis ta selle tunni jooksul õpib. Ja see võibki olla piisav, aga et ta iga tund midagi õpib. Ja talt nii-öelda ikkagi me ootame, et ta seda ka pärast oskab. Et võib-olla näiteks niimoodi, et kui ta järgmine kord tundi tuleb, et sa näitad pilti ja ta ütleb või sa ütled talle vulkaan ja ta näitab. Et see võib olla täiesti piisav, aga et ta kindlasti midagi teeb. Ja hea on see, kui see need sõnad korduvad. Et on kas või need 2 või 3 sõna, aga et nad on ikkagi mitu korda, et ta neid kuuleb kogu aeg. Pärast vaatame, kuidas seda teha, et saada need sõnad korduma. Nii, ära tunda on lihtsam, kui peas kirjutada öelda. Et see põhimõte võiks olla niimoodi, et kui on madalam keeletase, siis võib-olla ta peab lihtsalt valima õige vastuse. Et on näiteks, kui näiteks meil on mingisugune pilt ja pildi juurde me paneme, näiteks kontrollimisel 3 sõna ja ta tõmbab õigele sõnale joone alla. Tal on palju kergem ära tunda, kui see, et ise see sõna kirjutada. Ja eriti justkui on niisugused keerukamad ja pikemad mõisted ja sõnad, et siis pigem see variant, kus ta tunneb selle ära, mitte ei kirjuta. Et siia sobivad hästi niisugused sobitamise harjutused, näiteks vii kokku pilt ja sõna, et väga lihtne niisugune ülesanne. Või siis valikvastused juba, eriti kui on natuke juba kõrgem tase. Või siis juba veel natukene edasi on siis sõnapanga ülesanded, kus sul on näiteks mingisugused definitsioonid
või on sul mingi lühike tekst ja all on siis sõnad antud ja ta peab nendest alumistest sõnadest siis kirjutama õigesse kohta sõnade. Et see on palju kergem kui see, et ta ise kirjutab sõna või ta ise ütleb selle sõna. Ja Kuldre, jah. Aga ütle, et kui ma olen õpetaja, ma ju ei tunne, et ma oleksin nüüd eesti keele õpetaja, et ma olen aineõpetaja, olgu see siis bioloogia või mis iganes on ju, ja ma ei ole ka päris kindel tegelikult, et mitu sõna ja kas need on need sõnad või teised, et kas see on nüüd see hetk, kus ma peaksin võib-olla suhtlema eesti keele kui võõrkeele õpetajaga, ehk siis see, kes lapsele eesti keelt õpib ja kuidagi konsulteerima, et kuule, et vaata, et mul on nüüd tulemas see teema, et mis sa arvad, et mis sõnad ma siit võtan või mis sõnu te olete juba võtnud, kas seal on mingi koostöökoht, et kuidas siis valida, et kindlasti see vilumus tekib mingi aja pärast, aga kui esimest korda seda teha, siis et eks see ebakindlus, et kas ma teen seda just nii või teisiti on suur. Ma muidugi arvan, et aineõpetaja teab palju kõige paremini, mis sõnad on tema aine võtmesõnad. Aga siin muidugi tasub mõelda, et kui selle taha ei suudeta panna mingisugust arusaamist, mis asi see on, siis ei ole seda mõtet õpetada, isegi kui see sõna on väga tähtis. Et selles mõttes küll, et too mingi näide, et mida sa mõtled, et kui sinna taha ei suudeta panna, näiteks mingi hästi abstraktne mõiste, mõtled seda pidi või? Ja näiteks ütleme nii, et kui teema on vulkaanid, nii, nüüd on minu eesti keele õpetaja, kes väga palju vulkaanidest ei tea, aga ma oletan, et näiteks seal midagi pressib maakoore alt. Seda saab väga hästi anda videopiltide ja plahvatustega edasi, aga kas õpetajal on jõudu seda teha, on ju. Et kui ta nagunii ei plaani seda seletada, mis asi on maakoor, siis ei ole mõtet seda sinna võtta, seda sõna. Aga vulkaan on väga lihtne näidata, ta on rahvusvaheline sõna, võib-olla see isegi haakub kodukeele sõnaga, et seda on mõttekam näidata. Üldiselt nimisõnu on natuke lihtsam õpetada, niisuguse, mida sa saad pildil näidata, jah. Et maakoor võib olla oluline sõna, aga kui me ei hakka seletama, mis asi see on, me ei suuda seda teha, meil ei ole aega, siis ei ole mõtet seda teha. Aga et kas see E2 õpetajaga, ma arvan, et E2 õpetaja võib olla osav selles, et kuidas midagi seletada, et kuidas midagi arusaadavaks teha. Et see on niisuguse E2 õpetaja põhioskus, et kuidas käte ja jalgade ja piltidega asju selgeks teha. Et aga need põhimõisted tõenäoliselt mõtleb ikkagi aineõpetaja välja. Et pigem see E2 õpetaja võib aidata ka leida siis viisi, kuidas sellega tegeleda. Jah, ma võib-olla mõtlesin selles võtmes, et mida E2 õpetaja võib ära näha, et kus ma ise tahaks testida korra, et kuule küll, et vaataks see sõna on liiga keeruline, liiga pikk või olete te juba mingit taolist, kui ma nüüd valin kahe sõna vahel, on ju, et kas ma võtan selle või selle, et peegelda mulle tagasi, et kumb see lapse seisukohast lihtsam on ju, et mingit sellist, ma ei tea, nõu valideerimist. Ja ma oletan, et see võib niisuguse alguse ärevusega olla vajalik. Aga et kui sa lapsega töötad, siis sa õpidki seda tundma, et see on jälle ka üks põhjus, et miks peab algusest peale aineõpetaja lapsega tööd tegema. Et kui ta ei tee seda, siis ta ei õpi ka aru saama, kus maal see laps on ja mida ta suudab. Et ma ise arvan, et võib-olla see isegi tuleb suhteliselt ruttu, et kui palju see laps suudab ära õppida ja mida ta suudab teha. Et võib-olla alguses on, ja ma arvan, et see võib olla alguses väga hea mõte, aga et lõpuks see lihtsalt kaob ära see vajadus. Jah, et tegelikult, et omamoodi ju iga aineõpetaja näeb vaeva mõnes mõttes selle keele õpetamisega, et oma keelt õpetavad nad kõik, et võib arvata, et nii mõnigi on ka sellest päris osav, et kuidas teha nii, et sõnad meelde jääks, mingisugused mõisted. Nii, jah. Ja veel kord,
rõhutan pildid. Pildid on nagu parimad sõbrad, et neid saab vihikusse joonistada. Kõik, mis tahvlile joonistatakse, läheb nagunii vihikusse. Õpikupilte saab vihikusse joonistada ja sõnu juurde panna ja pildid aitavad aru saada, et need on parimad sõbrad. Nii, aga me lähemegi juba nende mõnede näidete juurde, mis on siis, ja see nüüd haakub väga hästi Nastja küsimusega, et siin on just üks näide, kuidas siis ma tegin mina olen see E2 seal ja siis ühe teise klassi õpetajaga tegime siis niisuguse nagu klappiva ettevalmistuse oma tundideks. Et see on siis nii-öelda see nulltaseme õpilane, kes tegelikult veel mitte midagi, ainult mõned sõnad rääkis. Ja mina võtsin siis enda eesmärgiks harjutada temaga küsisõnu ja tegin niisuguse nagu piktogrammi, et talle need meelde jääks. Ta sai selle paberil, lõikas välja, kleppisime vihikusse ja siis me harjutasime neid küsisõnu natukene. Sellest teise klassi teema oli küsisõnad ja õpilase ülesanne oli lihtsalt otsida tekstist üles küsisõnad. Nii et tal oli tegelikult see sama tekst, sama õpik, mis on ülejäänud klassile ja tema ülesanne oli leida sealt küsimärgid, et ta ei oska küll ütelda, see sõna küsimärk on, see on nagu liiga pikk, seda pole vaja. Aga ta tunneb selle ikkagi ära, et kui näiteks õpetaja ütleb küsimärk, siis ta peaks suutma seda näidata. Ta otsis üles tekstist küsisõnad ja tegi markeriga need värvis üle. Tal oli ütleme, et selleks puhuks ongi nagu 2 varianti, et kas paljundada neid tekste või veel parem, kui ta saab mingisuguse vana õpiku, mis nagu lähebki, on viimast aastat kasutusel, et ta saab seda julgelt sodida. Ja siis meie eesmärk või õigemini, mida see siis tema eesti keele kirjandusõpetaja pani eesmärgiks, on, et ta oskab nimetada mingisuguseid küsisõnu ikkagi. Ja nagu näha, need on väga väikesed sõnad, need on lühikesed sõnad, neid on tegelikult üsna lihtne meelde jätta. Ja tunnitöö oligi siis tekstist sõnade otsimine. Ja võiks öelda, et ta saavutas selle tunni eesmärgid suhteliselt sarnased teiste lastega, mis siis, et ta tegelikult keelt ei oska. Külli, ma mõtlesin korraks selle eelmise slaidi juures, et seal vist see, et anda talle mitte nagu paljundus, vaid õpik, seal on ka selline psühhosotsiaalne moment, on ju, et mille pärast see on hea. Et tal on ees see sama õpik, mis teistel on ju. Jah, et ta ei ole nagu niisugune ära eraldatud teistest, et nii, teie nüüd tehke lahti lehekülg 10, aga sina saad need paberid. Ja mõnes mõttes, et kui õpilane teeb midagi teistmoodi, kui tal on individuaalne ülesanne, et tal on ka ju palju raskem hakata haakuma lõpuks selle tunnitööga, siis ta peaks nagu tegema 2 asja korraga. Et nüüd ma teen seda oma tööd ja siis ma veel kuulan, mida teised teevad ja mingi hetk on ju, siis hakkan midagi vahele ütlema või et see võib-olla, et võib-olla ta nagu, ja et võib-olla ta kuidagi sulandub sinna klassi kiiremini, kui tal on võimalikult sarnane ülesanne. Tal on lahti sama tekst, ta töötab sama tekstiga, mis teised. Et see ei õnnestu alati, selge see, aga kui on võimalik, siis oleks ideaalne. Aitäh. Ja siin on siis ühe teise õpetaja Anneli Võsandi koostatud individuaalne töökava ja siis see on 6. klassi ajalugu. Ja tema on siis see õpilane, kellele ta tegi selle, et tema oli juba mõnda aega eesti keelt õppinud, aga tema, ta ei olnud ikkagi veel niisugune, või ei ole ikkagi veel niisugune, sellel hetkel ei olnud eesti keelt rääkiv laps, et pigem niisugune, et kui sa aitad teda, et siis tal need laused ja sõnad tulevad välja, aga ta tegelikult ise veel ei räägi. Ja siin see õpetaja tegi selle
selles mõttes iseseisvalt, et me ei teinud seda koos ja siin ta ongi nagu väga hästi minu arvates niimoodi ära tabanud, et oskab leida ette antud sõnade seast 3 põhjust, et see õpilane ei kirjuta ise neid sõnu, aga ta peab need üles leidma nende sõnade seast. Et see juba teebki tema jaoks palju lihtsamaks selle. Või siis siin on näiteks 13. nädala jooksul on, et ta märgib alla, et märgib joonise alla, et mis need on, kas hieroglüüfid või püramiidid või vaaraod. Et ma ei tea, mis kujul see oli, et kas need sõnad on seal all juba olemas, et ta kirjutab need õigesse kohta ümber. Aga tegelikult need eesmärgid on väga väikesed. 3 asja nädalas. Tunnis tal on ainult 3 asja, või siis 2 nädala peale on 3 põhjust ja teab, et hakkab uus periood. Et need ootused ei olegi liiga suured, aga need on olemas ja me saame jälgida, kas õpilane jõuab nende eesmärkideni või ei jõua. Et kui meil ei ole eesmärki või plaani, siis me ei saa ka öelda, et kas ta jõuab kiiremini, kui me arvame või mis tempos ta läheb. Ja teisest küljest, kui meil on hindamine, siis meil peab ju olema ka mingisugune alus, et mille järgi me hindame siis seda. Ja. Nii, siin on nüüd natukene teistmoodi teema. See on 5. klassi loodusõpetus ja siis 5. klass, suures klassis õppis veekogusid. Aga siin me tegime siis niimoodi selle aineõpetajaga koostööd, et me omavahel rääkisime, väga palju aitas see, et meil klassid olid lähestikku ja ka minul oli niisugune teema tulemas, kus oli Eesti kaarte. Ja siis me leppisime kokku, et see õpilane, meie temaga õpime ära rääkima Eesti kaardil, näitama veekogusid. See on siis see tekst, mille ta pidi ära õppima. Et me harjutasime seda suuliselt koos, et lõpuks ta sai sellega niimoodi kaasa endale ja ega ta ei pidanud seda sõna-sõnalt esitama, aga me harjutasime seda niimoodi koos tunnis ja nii, et ta pidi seda kogu aeg näitama. Et näiteks see on Eesti, siis ta näitab seda tervet Eestit. Eesti asub Läänemere ääres, siis ta peab näitama merd, et seal on see meri, oli see tähtis asi. Et meie õppisime rääkima, aga ta vastama pidi siis loodusõpetuse õpetajale. Et seni ta oli seal loodusõpetuses natukene kõrvale jäänud, et siis et see eesmärk oli, et ta hakkaks rohkem selle tunniga haakuma. Ja siin nagu näha on väga lühikesed laused, võib-olla keerulisem tundub see, et Ülemiste järvest tuleb joogivesi, aga jook oli tuttav sõna, vesi oli tuttav sõna, Ülemiste on täiesti tuttav sõna, sest tramm sõidab Ülemistele, et kuigi täppitähtedega ja see ei ole nagu lihtne sõna, siis see on tuttav sõna talle. Ja seda Võrtsjärv näiteks, seda ta saab lugeda kaardi pealt. Siin oli väga tähtis, et ta nagu kogu aeg näitab, mitte lihtsalt ei loe teksti peast või ei laula seda ette, vaid et ta kogu aeg näitab. Ja õpi eesmärgid, et ta oskab näidata ja nimetada vähemalt 3 Eesti järve, ta oskab nimetada Läänemerd, mis haakus siis selle loodusõpetuse teemaga, veekogude teemaga. Kaua näiteks see laps oli juba koolis käinud selles Eesti koolis, et see on nüüd 5. klass, on ju, et kui pikalt ta juba oli seal olnud? Umbes pool aastat. Aha, okay. Või nagu poole õppeaasta pealt, aga temal läksid need õpingud vaevaliselt. Et mõni teine võib-olla suudaks juba märksa paremini haakuda. Et tema probleem oli just õpioskused. Aga mis siis nagu puudu oli nendes õpioskustes? Oskad sa seda sõnastada, vaata, et välja tuua, mida ta siis ei osanud? Üldse niisugune harjumus õppida, et tegemist oli lapsega, kes oli mitu korda kolinud ja olnud erinevad keeled olid segamini läinud. Ja ta oli jäänud tõenäoliselt igal pool, nagu ka siin Eestis ta kippus kohe jääma niisugusse kõrvalvaataja positsiooni. Et
puudus niisugune nõudlikkus iseenda suhtes ja et ütleme tavaliselt, kui õpilane tuleb, kui kooli tuleb uus laps, siis ta on enamasti vähemalt esimesed paar kuud väga püüdlik. Aga temaga seda nagu ei olnudki niimoodi. Et tavaliselt just selle esimese on kasulik, ütleme, selle esimene paar kuud, mis tal on kohe niimoodi härjal sarvist haarata ja hoogu, see hoog on nii tugev, et sellega niimoodi sellel harjalt minna kiiresti edasi, siis tema puhul kippus venima. Ja siis te märkasite, et on nagu mingisugune lisaelement, mis vajab kuidagi nagu ka nagu adresseerimist või kuidagi, et ühesõnaga ta eristus mingist tüüpilisest mustrist, mis on ju. Ja nii see oli, et tema puhul hakkaski niisugune väikesteks, sarnane sellele, mis on ka teiste niisuguste hariduslike erivajadustega laste puhul tihti, et võimalikult väikesed osad, võimalikult niisugune kindla struktuuriga, sarnased ülesanded, et kus tal hakkab tekkima see niisugune harjumus asju teatud moel teha ja väga pidev kontroll, et kogu aeg kõik oleks tehtud ja väga tihe suhtlus vanematega. No nii, aga ma toon ühe niisuguse vanema klassi näite ka siia, et praegu me oleme nüüd rääkinud siin, no ikka niisuguse algtaseme õpetuse juurest ja see on ka siis, et näiteks täiesti hirmus olukord, kui tuleb 8. klassi, et ütleme väikeste lastega, ma nüüd hüppan natuke, et väikeste lastega näiteks selle esimeses, teises klassis, ta hakkab üsna sarnaselt teistega minema, et ei ole vaja niisugust võib-olla väga suurt erinevat tegevust, ta vaatab, mida teised teevad, kirjutab töövihikusse sarnase asja ja hakkab minema. Aga mida vanem klasse, seda vähem on näha, kuidas see mõtlemine käib, et esimene klass kirjutab kõik koos tahvlilt maha, saab ta sellest aru või mitte. Õiged vastused pannakse kuhugi ekraanile, aga mida vanem klass, seda vähem on üldse niisugust nähtavat õppimist. See õppimine on palju rohkem peas, seda on palju raskem märgata. No nii, ja siin on siis näide sellest, et mida teha siis nii, et ikkagi seda ainet ka tuleks sealt ja sõnu tuleks. Et minu arust väga vähe ettevalmistamist nõudev ülesanne. Et siin on siis, et leia ja märgi sõna seen ja nüüd on kõigile mõtlemiskoht, miks siin on veel seened, seeni, seent. Jah, et selle sõnaga seen ei ole nagu nii raske. Kujuta ette, kui sul on sõna lind, linnud, lindude, linde. Ja, et leia see sõna ja markeeri see sõna ära. Nii et mis siis siin õpi eesmärgid on? Kõigepealt ta tunneb ära selle sõna seene. Ta tegelikult juba selle sõna, kui ta on seda seen siin 20 korda või 15 korda alla jooninud, ta kindla peale seda sõna juba teab. Ja ta tunneb selle ära erinevates vormides, see tähendab, ta juba õpib, et eesti keeles sõnad muutuvad, mis on väga tähtis niisugune arusaam, et sa proovid otsida seda tuttavat osa, aga see ei pruugi olla täpselt sama, millega sa oled harjunud. Ta teab üldse, et eesti keeles sõnad muutuvad ja ta oskab siis tekstist neid tuttavaid sõnu üldse leida, et tal tekib võib-olla see julgus, et ma lähen teksti kallale ja otsin sealt tuttavat, mitte ma ei karda seda suurt teksti. Ja nüüd, kui tal on need pildid siin kõrval, siis mina eeldaks, et näiteks kui ta leiab siin seenhaigused ja siis on seal pilt kõrval, me võime arvata, et isegi kui me ei saa seda kontrollida, meil pole ühist keelt, et tal tegelikult ikkagi tekib mingi arusaam, et kuidagi on seotud see küünega, juustuga, puiduga, saiaga, et need pildid aitavad lihtsalt aru saada ja ma arvan, et selle tunni niisugune põhisisu on ka ju iseenesest edasi antud. Ta teab, et seen on erinevates vormides meie elus ja mingites kohtades, mida
mida võib-olla esialgu ei ootaks, et tal on mingisugune seos selle kübaraga seenega. Siin ei ole pilti, aga tegelikult selleks, et tal seos tekiks, tal peaks olema ka üks seen, mis on see, ma ei tea, kärbseseen või pilvik või et ta näeb ära selle põhikuju, harjumuspärase kuju, et need söögiseened ja mitte söögiseened on ka seened. Et see on asi, mida on lihtne teha. Nii, sellest me juba rääkisime, et saab siis panna individuaalse õppekava juurde, lisada neid või siis töökava täiendusena, neid aineõpetaja eesmärke. Aga kordaks siis, et mille jaoks oleks siis nii kasulik teha neid individuaalseid õppekavasid või töökava täiendusi. Et üks see, millest juttu tuli, et koos selle näiteks E2 õpetajaga üldse läbi mõelda ja omavahel kooskõlastada see lapse õpitee. Et kui ei räägi plaanidest, siis ei leia ka neid kokkupuutepunkte. Et nagu meil tuli loodusõpetusest, tuli loodusõpetuse õpetajaga see kokkupuutepunkt või tuli eesti keeles küsisõnade juures, et selle lapse õpitee oli see, et ta õppis nii minu juures kui ka suure klassiga eesti keelt, sest tema perspektiiv teises klassis on see, et ta hakkab ikkagi eesti keelt nii-öelda emakeeleprogrammiga õppima. Nii et tema õppis siis mõlemat. Aga kui me ei räägi omavahel, kui me ei tee plaane, siis me ei saa ka neid kokkupuutepunkte kuidagi leida. Ma arvan, et väga tähtis punkt on ka see, et seda infot võib olla vajalik jagada väljapoole kooli. Et kui meil ei ole mingisuguseid täiendusi kusagil kirjas ja näiteks õpetaja vahetub või on vaja Rajaleidja poole pöörduda ja sul ei ole näidatud, mida see laps võiks osata või mida ta peaks oskama, näiteks eriti, kui on niisugune laps, kellega muidu ühine keel puudub, et siis kus me hindame, kus ta on ja kas ta on saavutanud seda, kui meil ei ole olnud ühtegi niisugust plaani, on olnud juhuslikud töölehed. Kõige tähtsam punkt on, ma arvan, et see 3, et see aitab sellel aineõpetajal lihtsalt läbi mõelda, et mida ta üldse saab õpetada ja mida on vajalik õpetada. Et ta võib-olla aitab niisugune nagu leida seda minimaalset, mis on vajalik, kui ta on vaadanud seda oma tulevasi plaane selle pilguga, et mida uus sisserändaja suudab õpetada, et ta leiab üles need 4 märksõnad, mida ta suudab õpetada ja mis on vajalikud õpetada. Et ma rõhutan ka seda, et kui seda asja nagunii ei suuda meelde jätta või nagunii ei suuda ära seletada, siis pole seda sõna ka vaja õppida. See on tühi sõna, see ainult koormab. Jah, et ta aitab vältida niisugust huupi tegutsemist, mida ma olen näinud väga palju, et antakse lihtsalt mingi ükskõik mis töölehte. Et näiteks seal on loodusõpetuse tund või inimeseõpetuse tund, siis antakse niisugune mingi tööleht, mida on internetis saada, kus kirjuta kehaosad või midagi niisugust. Aga see ei ole üldse tunni teemaga seotud. Tal ei jää need 20 kehaosa nagunii meelde. Ta ei ole mõtet õpetada. Kui me hindame diferentseeritult, siis meil on vaja mingit alust, mille järgi me diferentseeritult hindame. Et toon näite, näiteks on näiteks on meil teema vulkaanid ja on olnud selle mingisugune tunnitöö ja kõigil siin klassis on 5. Et ka näiteks sellel rändelapsel, et mida me siis arvame, et kas ta tegi samamoodi töö, kas ta õppis ära 3 sõna, kas ta tegi kontrolltöö sama hästi kui teised või tegi natuke halvemini, aga me hindasime diferentseeritult, kuna hindasime tema pingutust, ta sai 5. Et see hinne niisama ei ütle mitte midagi. Teiste puhul ta ütleb palju rohkem, sest see on meil seal näiteks kirjas kas või selles e-koolis, et mis oli tunni teema, mida me tegime. Aga tema teeb teist asja, me ei saa nagu teada, mis asi see oli, mida ta tegi. Mida see 5 seal tähendab või mida see arvestatud tähendab. See peab olema kusagil ikkagi näha ka teistele.
ja väga tähtis punkt, et see aitab kindlasti vältida olukorda, kus laps jääb õppimisest kõrvale, mis on kõige halvem asi, mis ma arvan, et võib juhtuda. Et pigem teha natuke valesti, pigem eksida, parandada, teha uuesti, aga me õpime ise last tundma, me õpime ise, kuidas õpetada, kui me tegutseme. Aga kui me laseme tal lihtsalt olla, siis tema ei õpi midagi, meie ei õpi midagi ja see on väga kurb, kui laps lihtsalt niisama tunnis istub. Jah, et õnneks meie töö on niisugune, et me saame teha vigu. Et mõnes töös, kirurgi töös, üks viga võibki olla kõik, mida vaja selleks, et asjad oleks väga halvasti. Aga meil on ikkagi niisugused mõistlikud vead lubatud, ja me teeme uuesti ja õpime ja teeme paremini ja kohandame. Ja. Mul tekkis küll küsimus, et kui ei ole nagu neid individuaalseid õppekavasid teinud, et see nagu tundub nagu hästi suur lisatöö, on ju. Et eks võib tekkida ilmselt see hetk, et kas ma ikka teen ja kas ma hakkan sellega mässama ja kui suur lisatöö ta siis siiski on, et kas see ka ajas kuidagi tekib ilumus ja harjumus teha või iga lapsega nagu jälle alustad otsast peale, hakkad jalgratast leiutama või No, et see sõltub, mida üldse on vaja, et näiteks kui on esimese klassi laps, siis võib-olla piisabki sellest üldisest õppekavast selles mõttes, et kohandame, aitame, toetame ja see ongi piisav ja anname rohkem aega. Aga just sellepärast, et seal see õpitulemus on teistsugune, et mõnes mõttes õpitulemus on õppimine palju rohkem sotsiaalseid oskusi, kui see, et on konkreetselt asjad, mida ta pärast teab ja oskab. Aga just suuremate klasside või vanemate klasside juures, et me ikkagi, ma arvan, et sellest ei piisa, et õpilane tunneb ennast kuidagi, ma ei tea, koolis turvaliselt. Et see on väga tähtis, aga me tahame lõpuks ikkagi, et ta midagi omandaks. Ja seda aitab just see planeerimine teha. Aga et kui palju aega ta nüüd teeb? No mina ei tea, et kui sa kirjutad välja, et kõik need mingisugused lõimumisaspektid ja ju ta siis võtab päris palju aega. Aga kui sa kirjutad endale välja selle, et ma tahan, et selle tunni jooksul ta õpib ära selle termini ja teab lõpuks seda asja, et näiteks kui teil on ka mingi ühine keel, siis ma võin ütelda tegelikult, et kui me tegime koos teise klassi eesti keele kui emakeele ainekava tegime koos õpetajaga, selle õpetajaga, siis meil läks, ma julgen öelda, et alla tunni, me tegime ühe perioodi oma ära. Et no olgu, me tegime kahekesi, jah, aga et ma arvan, et see oli tunnike, aga see on suur vahe. Ikkagi ta pärast teab, et mida ma sellelt lapselt ootan. Et ma ei hakka otsima ja paljendama talle mingeid asju, mida tal üldse vaja ei ole. Aga kas võib tekkida ka selline hirm, et me siin niimoodi lähme pisikeste sammudega, et 8. klass ja ainuke asi, mis ta siis ära õpib, on see, et see seen on, et ta on mingil mitmel kujul, et kas võib jääda endal ka selline kerge hirm sisse või oled äkki nagu näinud, et inimestel jääb, et see on liiga väike eesmärk? Nojah, me rääkisime algust, et kui sa kusagilt ei alusta, siis ei jõua ka kuhugi. Et 8. klass muidugi suurematega lähebki natuke teistmoodi. Nemad võtavad Google Translate'i ja teevad asju. Et nendel on meil mõnes mõttes on ka teised ootused hiljem juba. Et õpetaja võib ju panna ka eesmärgiks selle, et ta on mõne aine sisu omandanud, aga annab selle lõpuks teises keeles edasi, näiteks vastab teises keeles. Aga ma ikkagi väga loodan, et õpetaja ootab seda, et ta mõned eestikeelsed mõisted selgeks õpib. Et isegi kui ta näiteks räägib inglise keeles selle õpetajale, selle aine sisu, et on mingid mõisted, mida ta oskab eesti keeles, sest muidu see aine tal jääbki toppama, et muidu ta jääbki kogu aeg inglise keeles vastama.
et siin on erinevad koolkonnad, mõned ütlevad, et üldse ei tohiks teisi keeli kasutada, teised ütlevad, et olulised on nagu muud aspektid, mitte see, mis keeles ta seda teeb, et sa oled seal kuskil vahepeal siis nagu, et ja, et see sõltub vanusest päris palju ja sellest, et kas seda nagu, kui palju seda edaspidi vaja läheb, et kui see on mingisugune asi, millele nagu pärast ei pea enam peale ehitama väga palju, et siis ta võibki jääda selles ühes keeles. Ja ma arvan, et nende uussisserändajatega töös on meil ka paratamatus või me peame leppima sellega, et neile jäävadki mingid lüngad. Lihtsalt, no nii jääbki ja, et on osasid, mida ta ei omandagi ja me lihtsalt loodame, et tema elust talle tulevad ette need situatsioonid, kus ta need asjad, mida ta peab, ta õpib ära, et me peame leppima sellega, et ta ei omandagi neid. Et minna nüüd päris sellele, et ta seda Google Translate'i väga palju kasutab, et see ka lõpuks on niisugune ummiktee, et ta on ikkagi hea niimoodi. Ma arvan, et ma teeks nii, et osad asjad ta peab ära õppima ja eesti keeles nagu ja osad asjad siis võib tõlkida. Näiteks võib olla niimoodi, et ta tõlgib endale töö ajal tööülesande, kui ta ei saa aru, et näiteks matemaatika tööülesande võib olla niisugune, mida ta peab tõlkima. Aga et ta ikkagi terve aja õpiks seda keelt ka. Ma puhtalt niimoodi nagu enda peegeldusena mõtlesin, et üks asi, et kui panna selline nagu miinimumplaan paika, siis ega tegelikult see sunnib ju õpetajana ka läbi mõtlema, mis on need nagu põhiasjad, mida ma tegelikult tahan, et see laps oskaks, aga eks on laiendatav ka klassile tervikuna mingis mõttes. Kui õpetaja õpib rääkima natukene, võib-olla ta võtab endale natuke seda taset alla, kui seal see õpilane juba klassis on, kes on vähesema keeleoskusega, et see võib väga palju aidata ka neid lapsi, kellel ongi muidu raske aru saada, kellel on näiteks seoses selle eelnevate aastatega on jäänud sellesse, ma ei tea, ajalookeelde lüngad sisse, et ta ei tea niisuguseid ajaloo mõisteid, on ju. Ja kui nüüd õpetas, ta seletab sellele uussisserändajale, proovib rääkida kuidagi lihtsamate sõnadega, siis see aitab võimalikult neid teisi lapsi, kes selles klassis, kellel on raske õppida. Ja siit on veel üks väga see tähtis, et räägime aeglaselt, et see on väga oluline, mida meelde tuletada, et see on oskus rääkida nii, et vähesema keeleoskusega inimesed saavad aru sinust. Et vähese keeleoskuse üks niisugune nagu kriteerium, seda öeldakse, et see algtaseme kriteerium on see, et see, kes sinuga räägib, on vastutulelik, et ta proovib rääkida nii, et sa aru saad. Et ta parafraseerib, ütleb aeglasemalt, kasutab niisuguseid rohkem esinevaid sõnu. Et ta on teadlik enda keelekasutusest tegelikult ja see tuleb ka harjutamisega. Ega ta ei tulegi väga lihtsalt. Seesama, et sõnade vahele kerge paus jätta, on ju, et see laps nagu üldse saab või õppija on ju saab eristada, et üks sõna algas, kus teine lõppes, sest muidu on nagu lihtsalt üks pikk joru, on ju. Ja aga see on õnneks täiesti arendatav ja õpitav. Ja mina näen nüüd oma koolide pealt, kus ma töötan, et seda läheb sul nagunii vaja, sest sul on näiteks venekeelse kodukeelega lapsi neid seal nagunii. Et ei ole ainult uussisserändajad, kes sellest kasu saavad, rääkimata siis nendest muudest õpiraskustega lastest, kellel on ka vaja.